Maarjamäe saates tuli jutuks ka Rotermann ja miks ka mitte pärast Maarjamäe saadet tulla siia Rotermanni kvartalisse ja vaadata, millised Eesti arhitektid on siia projekteerinud maju ja milliseks on Rotermanni kvartal saanud. Christian Abraham Rotermann oli käsitöölisest mütsimeister, kes 1828. aastal tuli Tallinna elama ning asutas siin kaubahoovi Christian Rotermann. Kaubahoov hakkas tegutsema peamiselt ehitustarvete valmistamise ning nende sisse- ja väljaveo alal. 1849. aastal ehitas Christian Abraham Rotermann Viru väljaku äärde kaubamaja. Rotermanni kaubahooviga liitus ajapikku terve vabrikute kompleks. Merepuieste äärde kujunes nõndanimetatud Rotermanni kvartal. Seal oli puidutehas, tärklise ja piirituse puhastusvabrik, jahutööstus, leivavabrik ja külmhoone. 1861. aastal ehitas Rotermann seenior Tallinnas esimese auruveski, mis oli osaks tema tärklise ja piirituse vabrikust Maarjamäel. 1869. aastal hävitas selle vabriku tulekahju ning Rotermann tõi oma uue auruveski Hobujaama tänavale. Tema poeg Christian Bartolt Rotermann oli sajandi alguse Tallinna nimekamaid suurtööstureid. Jätkates oma isa alustatud äritegevust, suurendas ta raua- ja puidutööstust. 1879. aastal ehitas Auru saehoone. 1887. aastal asutas makaronivabriku. 1888. aastal uue kaubahoone Merepuieste äärde ning seejärel viljaveski, mis kasvas suurimaks Tallinnas. 1909.–1910. aastal ehitas Rotermann endale Merepuieste algusesse 3-korruselise punastest tellistest moodsa elamu, mille arhitektuur on lähedane Soome rahvusromantismile. Projekt on vormistatud küll Ernst Postedi allkirjaga, kuid on andmeid, et selle maja tegelik autor võib olla nimekas Soome arhitekt Eliel Saarinen. 1912. aastal laiendas Rotermann kaubamaja ning ehitas uue leivatehase. Christian Ernst August Rotermann jätkas perekonna traditsioone. 1921. aastal sai temast aktsiaselts Rotermanni tehased juhatuse esimees. Jahuveskis, leivavabrikus, puutööstuses ja lauavabrikus, toorlina puhastusvabrikus ja külmutusmajas töötas 1920. aastate lõpus üle 300 inimese. Aktsiaselts Rotermanni tehased lõpetas tegevuse 1. septembril 1939. aastal ja Ernst Rotermann suri Rootsis. Kust tekkis see idee, et tuua linnale linnalik mõnus kvartal nimega Rotermanni? See tegelikult suuresti sai alguse nii-öelda just siis Urmas Sõõrumaa enda visioonis, nagu kõik tunnevad seda, et see oli tema üks idee ja soov tekitada Tallinnasse selline euroopalik teistsugune piirkond, keskus, ja kui ta Rotermanni kvartali kunagi 2007 aastal enda kätte sai, siis sealt edasi olidki kõik visioonid olid üsnagi nii-öelda pigem ulmelised kui see, et ehitame maja püsti ja teenime raha. Kus te olete leidnud oma arendusse arhitektid? Et me oleme võtnud visioone ja ideid väga paljudelt arhitektidelt ja tihtilugu olemegi siis nii-öelda kokku kombineerinud sellise parima olustiku ja valinud välja siis parima visiooni ja idee. Et kunagi pole me läinud nagu esimest radapidi. Tihti ka nüüd uuemate hoonetega oleme me teinud ligidale 10 või rohkem nii-öelda visiooni, milline see hoone lõpuks tulla võiks. Et selle tõttu ongi Rotermannis üldse kasutatud 5 erinevat arhitekti meil siin 7 projekti peale põhimõtteliselt. Et see tähendab, et praktiliselt igal hoonel on võimalus ühele andekal Eesti arhitektil jälle võib-olla saada täiesti Tallinna tänavapilti, kui tulla lihtsalt ainult hea ideega kohale. Kui palju teie arhitektile ette ütlete, mida tohib, mida ei tohi teha? Suuresti ütleme ka ette. Põhjus on siis selles, et üks asi on teha ilusat asja, mida me tahamegi teha, aga teine on ka selline nii-öelda äriloogika ja kus inimene täna nagu liigub. Et selle tõttu hästi tähtis ongi see, et esimese korruse kaubandus oleks märgatav, et inimestel oleks büroosse lihtne liikuda, neid kohti leida,
et tihti sissepääs peab olema niisugune esinduslik teistsugune, et eks me iga hoonega õpime, iga hoonet teeme nagu natuke teistmoodi jällegi, aga alati tuleb seda koostöös arhitektiga ka see nii-öelda see loogika paika panna. Kes siis on siin mingi taustajõuna abis olnud teil? Jah, et me olemegi TTÜ-ga nii-öelda arhitektuuri osakonnaga oleme teinud palju koostööd. Olemegi siin viinud läbi tuuleuuringud esiteks, kuna täna on see probleem, et mere poolt puhuvad tugevad külmad tuuled, mida me siis proovime vähendada. Teine asi on, kuna majad on väga lähedal üksteistega koos, siis me oleme viinud läbi ka näiteks päikeseuuringu ja oleme pannud mudelisse, mismoodi päike kuhu peegeldab, kuhu ta paistab. Et kas või näiteks siin tagapool on näha Rotermanni 18 hoonel, tegelikult seespool on klaasist, tumedamast klaasist ja sellisest peegelmaterjali sarnasest materjalist tehtud fassaad, mis peegeldakski siis nii-öelda uuele põhja poole jäävale väljakule nii-öelda päikest. Ja ka need rõdud on viidud kindla nurga alla, et see peegelduks just lõuna ajal õigesse kohta. Et me mõtleme nagu läbi täpselt, mis ma enne ütlesin, see äriloogika läheb arhitektuuriga kokku. Et see on alati väga tähtis. Nüüd just jõuludeks valmis nii-öelda Rotermanni 14 hoone, mis siis on siis ajalooline rukkiveski ja see oli oma 15 000 ruutu, see on üks suurimaid projekte tegelikult siin Rotermanni kvartalis ja nüüd, kui Rotermanni 18. septembriks järgi tuleb, siis me tegelikult oleme sadamapoolsest nurgast avatud ja tegelikult kahekordistame enda selles suhtes mahtu ja saavutame sellise kriitilise massi just inimeste jaoks. Kui rahul te ise olete Rotermanni kvartaliga? Väga rahul, sest et ei ole lihtsalt nii-öelda ehitatud maju, vaid meil on kõik majad erinevad. Ma toon kas või värvilise näite. Tegelikult on meil olemas Rotermannis oranž maja, pruun maja, must maja, valge maja. Meil on roostes maja, kus me praegu asume. Meil on uued Rotermanni 18 hoonet tulevad kuldne ja punane. Rotermanni 14 on meie kõige suurema Rotermanni korstna küljes. Ma arvan, et seda kutsutakse korstnamajaks tulevikus. Ja Ville elevaator on 110 meetrit pikk, siis ma arvan, see on lihtsalt kõigile meelde. Ja me tahamegi, et igal maal oleks oma imidž. Et sa ei pea lihtsalt ütlema maja aadressi, vaid sa kirjeldad seda maja, ta saab aru, milline maja see on. Laudsepa töökoja projekt algas 2006. aastal ja hoone sai valmis 2009, et nüüd juba siis 8 aastat tagasi. Kuna hoone oli selles mõttes keeruline, et erinevalt teistest kvartali ajaloolistest hoonetest, kus on valdavalt kaitse all ainult välisseinad, fassaadid, siis siin oli kaitse all kogu hoone. Ja hoones sees esimesel kogusel on siis toredad tellisvõlvid, mille lammutamist suures mahus ei tohtinud teha ja siis me kavandasime siia peale 3 väiksemõõdulist torni, mis sekkub nii-öelda olemasolevasse hoonesse siis ainult trepikodade ja liftishahtide näol. Ja kuna see hoone on pilgupüüdjaks Narva maanteelt, siis oli eesmärk tekitada hoone maht, mis kutsuks inimesi. Et nii-öelda selline eripärane asi tekitab tähelepanu ja kutsub kvartalisse sisse. Päris kindlasti on see üks hoone, mida teatakse väljanägemise järgi, et kui lihtsalt tulid just nimelt sellised kolmiktornid. Eks me nuputasime siin tükk aega ja saime inspiratsiooni siis 20. sajandi tööstusarhitektuurist. Nende kujud meenutavad jahutusseadmete torne, et küll siin kvartalis ei paiknenud ühtegi jahutusseadet, aga nii-öelda tööstusmaastiku iseloomulik element see oli ja seda me nagu
arvestasime. Ja selleks, et tagada naabritele nii vaated siis vanalinna poole kui ka teistelt naabritelt siia keskse väljaku poole, kavandasime siis need tornid üksikutena, et mitte kogu seda fronti täis panna. Aga Kokko arhitektid pole mitte ainult selle hoone siin pilku püüdvaks teinud, vaid te olete Rotermanni kvartalis veel projekteerinud. Jaa, meie kavandatud või projekteeritud on siis ka Rotermanni elevaatorjoone. Ütleme, et selle hoone puhul oli ülesanne mõneti keerulisem nii arendajale kui meile. Et selle projekteerimine algas ka 2006. Ma usun, et me kavandasime erinevaid funktsioone sinna hoonesse suurusjärgus 5, kuna selle hoone puhul on siis keeruliseks asjaoluks tummad seinad, kus ei ole aknaid ja mis sinna 3 korruse ulatuses teha, selles osas noputas nii arendaja kui meie. Ja lõppkokkuvõttes valmis see hoone siis 2015-2013 me alustasime taas projekteerimisega, kus oli selge äriplaani osa. Ja hoones on siis esimesel korrusel äripinnad, pimedas osas tantsusaalid ja üleval väga erilise lahendusega bürood. Ma saan aru, et see oli siis kõige rohkem vaeva nõudev objekt teile. Just, see oli selles mõttes pähkel, et selles mõttes olid muinsuskaitsepiirangud, et sinna ei tohtinud ühtegi uut akent teha ja see nõudis nuputamist. Kui palju üldse arhitektil, kui niisuguseid tööstushooneid nüüd taas uueks ja kaasaegse kasutuse mõttes kaasaegseks teha, kui palju see nõuab rohkem mõttetööd? No ütleme, et mingis mõttes on vana hoone lahendamine kergem, kuna on teatud piirangud ees, aga need piirangud ongi nii asja lihtsustavad kui ka teevad keerulisemaks. Et selles mõttes me oleme neid tööstushooneid erinevaid rekonstrueerinud alates Vaalemajast ja nad on põnevad. Projekteerimise alguses me kindlasti tutvume ajalooliste plaanide ja asjadega, et nii mõnelgi juhul on see ajalooline pärand nagu sel määral kahjustunud, et selleks, et saada autentset välimust, siis tuleb neid vanu fotosid ja jooniseid uurida. Siinsamas on Rotermanni soolaladu ja arhitektuurimuuseum, kus on, ma täpselt tean, et on lastele välja mõeldud niisugune Rotermanni töövihik ja kust lapsed saavad siis koos oma õpetajate juhendamisel käia mööda seda Rotermanni kvartalit, vaadata maju, mõelda selle juures ja siis ka täita igasugune küsimustik, et tahan jõuda sinnani, et kui palju meil teatakse meie arhitekte. No ma usun, et aasta-aastalt ikkagi see teadlikkus kasvab ja ütleme, et nii teadlikud korterite ostjad kui äripindade soovijad vaatavad ka seda, et kelle käest on see projekt tulnud ja eeldatavasti siis võib öelda, et kui on tuntud nimi, siis on ehk ka kvaliteetsem. Ja nüüd lõpetuseks räägiks sellest, et see Rotermanni kvartal, mis tegelikult on ju ühendav lüli sadama ja kesklinna vahel, mis mõned aastad tagasi veel oli suhteliselt vähese liikuvusega. Et tegelikult mida linnale tähendab, kui õigesti arendada mingit kvartalit, kus alguses tundub, et no kes see siia tuleb, lõppkokkuvõttes tullakse ja kuidas veel? Jah, täpselt ja ma usun, et siin
lähiaastate perspektiivis võiks see liikumine veelgi suureneda. Linnal on ju plaan teha Narva maantee, Pärnu maantee linna peatänavaks jalakäijate eelistusega, samamoodi on Ahtri tänava sõiduridade vähendamine kavas ja kui sadama alal valmivad Porto Franco ja teised arendused, siis ma usun, et nende sünergia Rotermanni kvartalist selles mõttes saab siis täielik keskpunkt nii-öelda sadama ja linna vahel. Me oleme projekteerinud Rotermanni uue ja vana jahulao ja siis ka hetkel ehitamisel oleva Rotermanni tänav 18 uue ärihoone. Millised ülesanded teile anti või olid teil kuivõrd vabad käed jahuhoonete nüüd rekonstrueerimisel, projekteerimisel? No, ülesandeks oli järgida detailplaneeringut, mis oli kehtestatud, samuti siis Alveri ja Trummali poolt koostatud hoonestuse eskiislahendust tervele Rotermanni alale ja siis tellija nägemust. Ja ülejäänud osas siis oli nii-öelda kujunduse võistlus. Saite te nüüd selgeks, mis asi see jahuladu on? See on väga põnev küsimus, et kogu selles kvartalis on tehtud nii palju erinevaid nagu funktsioone ja töid, et jahuladu oli tõesti lihtsalt üks praktiline funktsioon, mis oli vaja leivatööstuseks ja makaronitööstuseks ja nii edasi. Aga miks jahulaod on niisugused roostes? Roostes materjal, see materjal on tegelikult väga vana materjal. Seda hakati ka kasutama üle 100 aasta tagasi ja meil tekkis projekteerimisel selline tunne, et kui inimene tuleb vanasse endisesse tööstuskvartalisse, ega ta ei otsi mingit siledat ja läikivat sellist ühesugust pinda. Ja siis ütleme, see rooste terast kasutati USA-s juba eelmise sajandi esimeses pooles ja väga moodi läks ta 60-ndatel ja kõik need hooned, mis siis 60-ndatel korterterasega tehti, on praeguseks läinud väga šikilt mustaks. Et ka see maja oli alguses selline oranži värvi, hetkel on ta selline tumepruun, aga 20 aasta jooksul loodame näha, kuidas ta läheb mustaks. Et see on ju põnev. Rotermanni kvartalis on ka niisugune väike väljak, mille ümber siis majad on ja reeglina fassaadiga. Jahulao fassaad, mis temas on erilist või miks ta selline on? Selle fassaadiga oli meil algusest peale mõte, et see peab olema aktiivne ja suhestuma selle väljakuga. Et uued majad on ju tavaliselt sellised ratsionaalsed, siledad, aga eriti veel büroomajad. Ja siis püüdsimegi tuua fassaadi erinevat liigendust, etteasteid, tagasiasteid ja samuti ka, et see fassaad ise oleks nagu dünaamiline või mängiks ja samuti ka need tegevused, mis majas toimuvad, paistavad erinevate nurkade alt sealt huvitavalt välja, seal on ka rõdusid, mis on nagu selline poolprivaatne vaheruum väljaku ja siis büroo vahel. Et nendest kaalutlustest siis lähtudes tekkiski selline mänguline fassaad. Ja siis teine mõte oli ka see, et kuna selle maja nii-öelda nurgakivi on ikkagi see jahuladu, mis on vana hoone, 3-korruseline, uus hoone on 7-korruseline. Et me ei tahtnud ju ka, et see uus maht selle vana kuidagi ära tapab, et sellepärast on püütud teda teha liigendatuks. Aga see hoone, mis nüüd kohe suvel valmis saab, kas seal on korterid, mis sinna sisse tuleb? Ja, see on multifunktsionaalne maja, kus on esimesel korrusel kauplused ja ülemistel korrustel on nii korterid kui ka mõned bürood. Tulenevalt selle asukohast, mis ongi siis täpselt Ahtri tänava ääres, sadamaala ja Rotermanni kvartali vahel, ta on nagu väravaks Rotermanni kvartalisse sadama poolt.
ja sellest tulenevalt on väga oluline, et inimesi tõmmata edasi sisse siia kvartalisse, et see maja ise polegi nii oluline, olulisem on see, et kuidas inimene tajub, et siin kvartalis on veel midagi põnevat ja et siia saab sujuvalt sisse. Et sellest on tulnud need suunavad ümarad nurgad ja vormid ja need ühtlasi ka avavad seda vaadet paremini Ahtja tänava poolt kvartali sisemusse. Ütleme, seal on nii, et seal on 2 hoonet tegelikult, mis on maa-aluses osas küll ühenduses, aga maa peal on siis üks maht on kuldsete ribidega, teine maht on punaste ribidega. Kuna Rotermanni kvartali maju on hakatud inimeste poolt kutsuma või algusest peale kavandatud eri värvide järgi, valge maja, must maja, oranž ja pruun ja see roostes ja nii edasi, siis oligi mõte jätkata siis seda sama sisse kujunenud juba mõtet ja siis tuleksid juurde punane ja kuldne maja. Rotermanni kvartalis on paljud arhitektid, arhitektuuribürood tegutsenud. Kuivõrd, kas ja mil moel te arvestate nüüd näiteks teise arhitekti käekirjaga kõrval või on see tore, et on niivõrd palju erinevaid käekirju ühes kvartalis? Pigem jah, see viimane, et see on selle kvartali nagu põnevus just see, et iga maja on erineva käekirjaga ja ka erineva lähenemisega tehtud. Et eks ikka muidugi vaatad, mismoodi on siin teised majad tehtud, aga siin on nagu oluline panustadagi mingisuguse uue asjaga siia teiste majade juurde veel. Et kuivõrd palju teie, kui te näiteks ei teaks täpselt, kelle projekteeritud mingi maja on, kas te Sherlock Holmesina saate aru, kes on see arhitekt, kes selle maja on projekteerinud? Mõne maja puhul küll, jah. Et mõned äratuntavad võtted kindlasti on. Ja head võtted? Ei tea, lihtsalt äratuntavad. Ja sellega me oleme jõudnud oma saate lõpuni, kahju küll, et saade nõnda lühike on. Aga saate lõpp on meil tavaliselt eelmise saate küsimuse õigesti vastanute vahel kingituse välja loosimine. Ehk eelmises saates küsisime, miks Maarjamäge kutsutakse Suhkrumäeks. Vastus oli ju lihtne, seal oli suhkruvabrik. Aga kes siis võidab trükise? Nii, kohe loosime. Nii, ja võitja on Silve Innos. Palju õnne! Palju õnne, Silve Innos! Aga ka selles saates on meil ju ometigi küsimus. Kuidas selle saate küsimus kõlab? Täpselt nii, et Rotermanni kohta selline väga huvitav küsimus. Palun nimetage vähemalt 6 värvihooneid, mis on juba Rotermannis olemas. See on tegelikult ju väga lihtne, sest tulge Rotermanni kvartalisse, vaadake, kirjutage ülesse ja saatke meilile majadajas@tallinnatv.eu. Ning ka kingituseks on siis Rotermanni poolt vihmavari, kuna loodame, et suvised ilmad tulevad, aga veel nad tulnud ei ole. Ning Rotermanni kalender, kus on kõik ilusamad pildid Rotermanni kohta. Ja sellega on meie saade lõppenud. Suur aitäh, et vaatasite ja kohtume 2 nädala pärast.